Nii tore teid siit tervitada Rabajärve äärest. Mõnusat esmaspäeva kõigepealt kõigile. Ja tänaseks oleme siis läbi käinud 2 teemat. Kõigepealt enda keskmesse jõudmine ja siis fokusseerimine. Ja mida ma siis täna tahan teile edasi anda ja mida mina mõtlesin, et mida mina tahan kindlasti ka enda lastele edasi anda, on see, et kuidas siis leida need teemad, eesmärgid, millele ma tahan fokusseerida. Et nii palju on juhtumeid, kui sa justkui näed kõrvalt, et okei, et tal on nagu kõik väga hästi või et tal on nagu väga hea. Ja siis valid just tema järgi kuidagi mingid, nagu isegi võib-olla teadmatult ja alateadlikult, aga et tundub, et kõigi eesmärk on, et mul peab olema maja ja mul peab olema mingi pere ja mul peab olema mingi vägev auto, et tegelikult on palju olulisem see leida üles, mis siis nagu enda sees on. Et mida mina tegelikult tahan, et see võib olla hoopis midagi muud. Ja nii kurb on lihtsalt see, kui sa ajad midagi taga aastaid või aastakümneid, selle saavutad ja siis lihtsalt saad aru, et tegelikult ma seda ei tahtnudki. Et jah, ühesõnaga oluline on leida see, mis on sinu jaoks. See, mida sina tahad. Ja minul on erinevad viisid, kuidas ma siis neid endale nagu tagasi teadvustan või leian endale. Üks viis, mida jagas või nii-öelda tõi uuesti mulle meelde ka Liina Vetik, kellega ma nüüd coachimas käisin see suvi. Ja see on põhimõtteliselt on lihtsalt kirjutamine, et sa kirjutadki ja kirjutad küsimuse kõigepealt, et mitte siis küsimuse, aga sa küsid iseendalt, milline on minu ideaalne elu, mida mina sellelt elult tahan. Ja siis kirjutadki üles, et kui mu elu oleks ideaalne, siis ja paned järjest punktid. Et minu jaoks ongi oluline katta kindlasti ära pereteema, katta ära siis töövaldkond, haridus ja tervis, et kõik need valdkonnad ja rahateema osas pigem mitte kirjutada seda rahasummat, mida ma tahan, vaid kirjutada just see asi või see ese või see sündmus, nagu mida sa selle raha eest siis soovid. Sest aju jaoks on väga palju lihtsam nagu hoomata ja aru saada seda asja või seda eset, kui lihtsalt seda rahasummat. Et kui tuua näide, siis ütleme näiteks, et mina soovin endale Tesla Model Y-ut järgmise aasta septembriks, 2026 september ja kui ma nagu ütlen täpselt konkreetselt välja, mida ma tahan ja see on see asi, see auto, siis minu peas on palju lihtsam ette kujutada seda, kuidas ma istun juba selle roolis, kuidas ma sõidan sellega, mis lõhn selles autos on, mis tunded minus tekivad, kuidas see rool nagu tundub mu käes, kui kujutada ette seda rahasummat. Et jah, siuke hea nipike siia kõrvale. Ja seda kirjutamist mina teeksin kord kuus, sest et tegelikult meie ideaalsed ideed ja mõtted on iga ajajärgu tagant erinevad, et väga hea on seda nagu üle käia. Ja teine viis, kuidas siis neid eesmärke enda silmis hoida ja mida mina ise teen, pigem just pikemajaliste eesmärkide osas, on vision board
noh, ja seal on siis lihtsalt pildid, nende eesmärgid, et siis selle Tesla näitel see oleks lihtsalt see Tesla pilt seal peal, et ja see panna kuhugi nähtavale kohale oma kodus, see vision board, seal katta ka ära siis just need valdkonnad, mis on sinu jaoks olulised, et jah, meil peres me teeme mehega koos seda, et see on veel nagu ka eriti võimas, et sa saad nagu ühildada, see on nagu, see ongi nagu pere vision board, et ja seda siis korra aastas. Ja järgmine väga oluline punkt on see, et sa otsustad, et sa tahad neid asju. Et sa teed selle otsuse ära, et sa tahad neid asju. Sest tegelikult enne ongi sinu sees segadus ja see ei saagi enne tulla. Et otsusta, et sa seda tahad ja siis lase see vabaks. Ja see vabaks laskmise all ma mõtlen just seda, et kõige paremini sõnastas seda Oomika podcastist jällegi Annika, et kui sa võtad selle asja ja teadvustad seda asja ja siis teadvustad hoopis seda ruumi selle asja ümber. Et tegelikult see ruum on see, millele tänu need asjad üldse saavad siin olla. Et jah, et tood selle teadvuse, nagu selle fookuse, siis sellest autolt tood nagu sellesse ruumi. Ja inglise keeles oli see totally release on it minu arust väga hästi öeldud, et nagu lase see täielikult vabaks. Ja samal ajal too siis see teadvus sellele ruumile, mis on nagu teie vahel. Ehk siis tegelikult see ruum ongi, ta ongi see, mille läbi lõpuks see asi sinuni jõuab. Jah, et mis veel on hea eesmärkide juurde panna tihtipeale, mulle endale meeldib, on panna mingi ajaline määrang, et nagu millal see siis juhtub ja see peaks siis olema nagu mõõdetav asi, et ma ei tea, näiteks mulle meeldib ka laulda, et ma teen CD-plaadi mingi selle või lindistan nagu nii palju laule selleks ajaperioodiks, et võimalikult konkreetsed, need eesmärgid ise peaks siis kokku minema ka su enda väärtustega, et mida me teeme peres on ka nagu pereväärtused, et mis meie pereväärtused on, et ka see on oluline, et need eesmärgid läheks sellega kokku ja sa pead nagu päriselt neid nagu, sa pead neid nagu tõesti nagu tahtma. Nagu öeldakse ka, et eesmärgid peavad olema saavutatavad, aga tegelikult kui see soov on sinu sees olemas, siis nagu mitte miski ei ole siin ilmas nagu saavutamatu. Ehk siis julgelt võta need eesmärgid, mida just sina tunned ja soovid ja tahad. Ja jah, et head eesmärkide seadmist siis ja näeme jälle järgmisel esmaspäeval. Tšau!